meile tuli, mis päev täna on esmaspäev. Ühesõnaga, ja meile tulid nüüd mõned pakid täna, mis me siis Temust oleme varasemalt tellinud. Ja 2 erinevat pakki tuli. Oi, kuidas krabiseb. Tellisime väga palju asju. Ja, aga need on ainult väike osa sellest. Mõtlen, et ei saa olla vist. Ei ole kõik asjad. Siin on mingi väike osa. Ja teeme need koos lahti. No need on need, ma tean, lilled. Nagu jah, kunst siis, noh, siuksed paned ilusasse vaasikesse. Ma otsin mingi päris mitu vaasi ka. Aga need aastad praegu küll natuke nagu nukrad. Haisevad ka võist tõdeda. Vaadake mingi hais küljes. Ei teagi varsti just enam ei tasu sealt Temust neid asju tellida. Kui selles me vaatasime, et Temu hinnad isegi ei ole üldse ka enam nii odavad, kui me praegu käime mingi IKEAs ja Jyskis vaatame peaaegu samad hinnad. No võib-olla mõned asjad ikka on odavamad. Aga nagu mingid pudipadi asjad isegi ei ole väga suure hinnavahega. Aga igal juhul neid on 2 tükki. Ja neid siis peaks kuskile nagu vaasi sisse panna, siuksed nunnud kunstlilekesed. Aga vaata, kui ma vaatan nagu seda, mis ma siin IKEAs, vaata see on palju nunnu. See on nagu surnud, noh. Äkki õue kuskile, vaatame. Väike prügikast, jah. Äkki. Kuule, see on nii jõud, on halb. Okei, vaatame edasi. Nii. No, mul on see, ma ei tea, mingi hombusesaba või mis on. Need on need, teate küll suustikud, vaata jällegi, mis läheb vaasi sisse. Siit tuleks kuskilt mingid vaasid ka, neid tuleb ilustamad laiali panna. Vaata, meil on nagu seal samas. No see on ilusam kui see. Et siis need ka saab niimoodi vaasid. Neid peaks veel olema päris mitu tükki tegelikult. Näed. Oi, kui pesikesed. Ma ei saa Temust ostad kõik asjad tuleb mingi miniversioonina. Aga tegelikult võib-olla on enam vähem. Need siis peaks niimoodi põlema selle päikese patareiga, siis paned õue niimoodi muru sisse ja siis väiksed aterdad. Ma arvasin, need on mingi nii pikad umbes. Või tähendab isegi nii pikad. Aga samas suht cute'id ikka nagu, kui need põlevad. Niimoodi veits muru sisse või noh maa sisse. Mulla sisse. Mul on mingi vaas siin. Näed. Sul on vaas, jah? Anna siia. Ilus ju. Miks sa hambad vastu paned? Ära hambad. Nii imelik. Materjalist on nii imelik materjal, ma räägin. Ühesõnaga, aga see plaan on näed umbes selline. Nii. Kui meil ei ole enam, mul on viga kõik kohad mingi vaasi täis, no. No vaikselt on jaa, aga rohkem ei ostagi ka, noh. Jälle. Ja need on komplekt. See on nagu mingi. Need on komplekt. Üliimelik materjal. Kuidagi niimoodi. Oota. Ühesõnaga, neid peab siin sättima, aga midagi sätiks. Hetkel on need veits lappas. See on nüüd üks maal. Ära mida sa spoilid, ma ei saa aru. No, kas sa tõesti arvad, et see midagi muud peale maali või? No, mina tean, mis see on. Me ju tellisime koos. Jaa, aga ma räägin vloogist. Siia tuleb veel otsa ikkagi, näed see. Niimoodi. Sorkid sisse. Kuule, see on jumalale ise voo, kui see põleb ka veel. No. On nägema. See on jumala lahe ju. Tuleb veel vetsu, me mõtlesime, et vetsu paneme, noh, arutame tegelikult vetsu, siis siukse manki sinna. Kuule, ütle, et see ei ole lahe. See on lahe. Mulle meeldib. Mul on mingid lambikesed siin jälle. Mingid. Need lähevad ka maa sisse. On-off, mis seal on-off on? See on ka päikesepatareiga või? No peaks olema, aga ta vaata läheb praegu tulema ju. Siis ei ole ju. See on nagu nupuga. Mingi kandik. Väga hea, siin ma saan snäkke panna. Tegelikult see on mõeldud mitte snäki, aga see läheb mul sinna laua peale, ma tahtsin seda. Siia panengi ka mingi ilusa selle vaasi, taimekese ja mingi künnakese ja siuke nunju. Veel tulekesi. Just. No me ostsime hea, sest nagu soodusega olid, aga me tegelikult tellisin. Aga need on ka päiksepatareiga. Ma ei tea, ma ütlen, mul ei ole päiksepatareiga kunagi neid asju olnud. Ma ei tea, kui väga nagu, kuidas need toimuvad, kui palju need põlevad, kas põlevad nagu... Sa ei saa ise kontrollida, vaata nende nagu põlemist. Aga need, mis me ostsime, nagu paned pitikusse ja saad põlema panna siis, kui sa ise tahad nagu. Need lähevad siia samma. Need on lao peale. Kuule, need on täitsa kena värv ju. Ei ole või? Sobisid vist täitsa mõttu. See on ka ilus. Need peaks kõigel maa sisse minema. Sinu Apple Watchile. Uus kett. Apple Watchile uus. Väga hea, ma ostsin sellise kuldse keti. Ma ostsin mitu keti, jah. Aga siin on üks.
Jah, ma ostsin ühe mingi komplekti ka, 3 tükki. Ma saan ära vahetada, see on veits naiselikum. 4 tükki, jah, väga hea. Sellised. Need maksid mõlema, ma ei tea, see oli võib-olla mingi 2-3 eurot võib-olla, ma arvan. Ja see oli ka mingi mõni euro ainult. Mõtlesin, et saab kaela vahetada. Mul muidu see must kogu aeg, see on nagu siuke väga mitte nagu pidulik. Vahepeal on hea, kui mingi, näha nagu parem. See on järgmine vets, aga see on juba natuke kehtav. See on nagu siuke... Pehme või? See on nagu kõhva kvaliteediga. Nagu muljub veits. See oli nagu pinges. Jah. Aga mis ta ei ole, ei tea. Anna ma korra, ma katsun. Igal juhul see läheb ka vetsu, meil läheb 2 tükki vetsu. Mõtlesime, et paneme 2 maali. Jõle... Mis asi see on? Just lähed maasse, väga hea. Aitäh. See ei ole jah pinges. Väga low quality on see. Teine oli küll hea. Oba. Ai, veel üks, meil on nii palju neid maale. Vaat kui huvitav mingi siniste värvide kombo järsku, nagu mis tegelikult ei ole üldse mingi meie värvid, koduvärvid. Aga me veits mõtlesimegi, et kuna meil on hästi siuke nagu pruunid, pruunid, mustad, hallid, nude'id toonid, et nagu oleks hea siukest veits värvi kuskile. Siis ongi siuke ja vaata, mis see 3. Kuhu see läks? Siuke ka veel nagu. See läks esikusse? See oli plaan esikusse, aga ma mõtlesin, et vaatame veel üle, kas ta sobib sinna. Et meil tegelikult ei ole üldse siukseid värvitoone seal. Tea, ühesõnaga siis siuksed huvitavad pildid lähevad meil ka. Nii, kõik või? Okei, siis tuleb pilte seinale hakata panema ja valgusteid õue. Yes! Nii, vaadake seda vetsu oma. Me otsustasime, et me paneme selle lihtsalt niimoodi, et me isegi ei pane sinna seina praegu, sest et kuidagi mõtlesime, et tegelikult ta võib ju nii ka olla. Ehk siis tõmbame natuke tagasi, tuled siia vetsu ja siis on seal see maalike. Minu arust, tegelikult ma ei ole kindel, võib-olla tegelikult hea mõte natuke siia poole panna, et tahaks sellega nagu just rohkem kuidagi tsentris. Igal juhul see on siuke monki, ma ei tea, kuidagi täitsa pull minu arust. See vannid või vets on muidu nagu siuke hästi, nagu lihtne tegelikult on ju. Siuke suht sarnastest beiged pruunid toonid, musta ka. Ja siis too nagu annab veits siukest vürtsi siia. Ja siis selle teise me panime ka praegu siia samma. Lihtsalt kuigi me algselt mõtlesime ka võib-olla siia nagu siia seinale siis selle niimoodi panna. Aga kuidagi me ei olnud ka 100% kindlad selles. Ja kuna see kvaliteet ausalt öeldes ei ole ka nagu maailma kõige parem, ta on nagu veits nagu siuke pehme. See on nagu hästi mõnu, hästi ilusti, hästi tugevast materjalist. Et siis me hetkel panime ta lihtsalt siia hoopis täitma kuidagi seda nurka. Nii et siuksed täiendused siis teeb nagu selle vetsu kohe palju lustakamaks. Nii, ja me näitame seda linnumaali ka. Praegu panime ta lihtsalt siia koridori selle väikse kapi peale, aga muidu meil oli ta mõte, ma tõmban jälle taha poole veits, kvaliteet läheb, panna nagu siia. Oota, vale nupp. Nii. Seal on praegu on üks ühesõnaga, et siia. Kunagi mul on mõte, et võib-olla siia panna alla nagu siuke kapp või lihtsalt nagu seina peale mingi riiul, sinna tulevad mingid asjad. Ja maali võib-olla natuke peaks allapoole tooma. Aga samas siis ta läheb üle. Ühesõnaga. Jah, mulle tunduks niimoodi ja parem. Üks variant oleks sinna, mis oli esialgne idee. Aga siis me hakkasime kahtlema, sest et see ka veits, et meil kuidagi siin on hästi siuksed nude'id, see on praegu sassis, aga beigid, värvid ja kuidagi me ei olnud enam kindel, kas see sobib. Ja siis meil tekkis uus idee, ma lähen teisele poole näeb paremini, et panna siia koridori hoopis. Ehk siis selle seina peale. Siin siuke sellesse nii-öelda vahesse, et siin on see maalike. Aga me ei ole ka kindlad ja siis meil on 3. idee, mis siis on, et võib-olla panna siia trepi juurde hoopis. Ehk siis kuidagi niimoodi, võib-olla natuke allapoole tsuti. Aga ühesõnaga umbes sinna teda panna, et siia nagu trepist üles minna hoopis siuke pildikene. Et siin on nii tühi valge sein, et see nagu annab siia natuke sellist iseloomu. Nii et andke meile kommentaariumis märku, kuhu võiks selle maalikese panna. Me praegu oleme natukene nõutud. Ja hetkel ma näitan siis sellega ära. Hetkel ta siis on meil lihtsalt siin niimoodi. Võib-olla see ongi hoopis nunju kohake. Nii ja siia ette panime need valgustid. Siia ritva niimoodi ilusti kohe selle sissesõidude äärde. Ja siis panime sinna ette, et siit on kõik nii rohune, murune, seda on vaja koristada. Igal juhul. Nüüd ei tea küll, kas need põlevad. Öösel pimedaks läheb, siis tuleb vaadata, kas põlevad ja siis tegelikult
on, ma arvan, väga äge see siit eest. Ja siis teised läksid siia taha. Et kui lähed siit tagant hoovi, siis siin on näha niimoodi valgus. Ja siis ongi seal nurgas ja siis ka sinna nurgast. Ta läheb fooksaräga ka sinna nurka. Ja siis siit siuke rida ka. Nii et loodame, et on äge. Tuleb oodata ainult pimedani. Kas te saate aru, et mu rääksin kogu aeg sellest ja neile, et ma tahan leida nii väga hernepõldu. Nii, vabandust kõigile, kes nüüd kuskil oma herneid kasvatavad ja kelle põllul kogu aeg vargil käiakse ja pahased sellepärast olete. Aga ma tõesti lootsin leida kuskilt tee äärest hernepõldu, kus ma saaks minna ja näpata mõned hernekesed. Ja nüüd on nii palju aega möödas ja ma leidsin meie kodu kõrval, reaalselt nagu 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel on suur hernepõld, aga mida ma teen selliste hernestega? Nagu herneaeg on läbi ja ma olen, äkki see on söödav veel. Ja ma olen nii nukker, ma olen paar üksikut siin endale korjanud, mis võiks olla äkki natukenegi, see on ka päris kole ikka, ühesõnaga. Ei, ma kohe söön neid. Ühesõnaga natukenegi äkki söödav, sest need kõik on täiesti läbi. Ja ma olen nii nukker, et me ei leidnud seda kohta reaalselt mingi 6 aega tagasi või ma ei tea, mõni nädal tagasi. Mul maitsevad. Muidu oleks nagu, ma oleks nii õnnelik see raja ääres olnud, my god, ja ma näen, et herned on nii läbi juba, siis me peame minema ikkagi turule herneid ostma. Me ei olnud kordagi siit teed mida kõndinud. Täna ma räägin, kõnname siit. Kõnname. Aga siin on väga ilus. Väga mõnus päike oli ka selline mõnus, ilus. Me oleme nii maakad nüüd. Vaadake, seal on ilusad kõik ohku mõnusad puud. Väga ilus. Me on tõesti maakad. But I love it. Do you? Yes. Yes, nice. No nii käes on teisipäev ja me oleme taas tulnud trenni ja punni. See lihtne sööks, seda sa jõuad. Aga mul on ikkagi mingi õlavigastuse teema, vana õlavigastus ja kui mina tegin praegu surumist, siis mul oli ka suht tunda seda ikkagi. Mul on see, mis on siis parem õlg. Nii et ma praegu tegin surumist 2 järjest ära ja ma ikkagi ei saa hetke rohkem teha. Nii et vaatan, teen mingi kergemate raskustega või vaatan, proovin äkki ma lenda, mis on teha. No, mis juhtus? Olgut? Igal juhul, nii et vaatame, proovime, mis teha saab. Ken teeb meil siin siukest huvitavat seeriat. Kõigepealt kaablite peal pumpab kõigepealt siin oma rinde mõnusasti. Vaata, kerge tundub. Ongi kerge, aga sul ei ole peaaegu raskustki seal tõesti ju. No igal juhul. Ja siis lähevad kätekad veel otsa, väike lõpupush. No! Ma ei tea, see on ikka päris mitmes seeria ka vist juba või? No, suru. Tüdli! Neid teeb nagu alustasid siit, siis teeb nagu ülarinda, 3 seeret all ja siis keskel. Siis teeb nagu keskosa veits, siis teeb üleval ka. Siis teeb nagu üles-alla keskel igale poole. Ja kogu kätekad vahel. Kuna nagu kummita käib ikka natuke üle kummeta veel siis. Ohoh, ilus. Tubli. Nüüd kirjuta ChatGPT-le, et võta kumm ära video pealt ja siis oleksid nagu väga tugev. Nii, kuidas trennike oli? Imetore. Tõesti oli mõnsa. Kuidagi nagu nii hea kodule vaata lähedal tulla ja kodus nagu tuledki otse lihtsalt trenniriietega, me tuleme siia alati ja nüüd lähme ka otse minema kodus nagu peseme siin väga suuri neid mingi Lähvid jalga ja duširuumi isegi ei olegi näinud, meil on mõtlesime, et mugav on nagu kodus käia. Aga jah, lihtsalt nagu tuled lihtsalt sisse, teed veits oma asjad ära. Täna me kuidagi jutustasime ka väga palju, vahepeal isegi vaatasin, et aeg läheb nii palju, me siin jutustame.
aga siis mõtlesime, et aga kus meil kiiret ka on. Siis tegimegi rahulikult oma harjutusi ja pläkutasime nagu siuke, et tuled chillid lihtsalt nagu, noh, teed oma trenni ka, aga nagu siuke. Ja siin on lahe see ka, et... Nagu mõnus keskkond on, et oledki vaata veits hängi jutustad, siis teed oma asju ja siuke. Ja siin on vähe inimesi. Siin on see garaaži uks vaata, mis on nagu pool lahti. Ja siis saad nagu väljas käia vaadanud. Et sooja seal väljas ja vahepeal lihtsalt nimelt värskelt õhku. Just, et me ei ole mingi praegu ka tavaliselt läinud õue nagu vehkima ja mingit sooja tegema. Kohe. Et jah, kuidagi väga mõnus on see huupkeskus ka nagu ja siin on nii vähe rahvast alati, siis sa kuidagi käid ja toimetad siin ja oledki põhimõtteliselt veedad oma vaba aega ja samal ajal liigutad ennast. Et väga mõnus ja nüüd koju pessu sööma. Nii, täna on kolmapäev ja mina hakkan kardinaid aurutama. Siin on väga halb valgushetkel igal juhul siin alla on näha, need on väga kortsus, on need on igalt poolt. Ja ma sain silla käest aurutaja, nii et ma proovin seda panna siin tööle. Miks ta üldse ära ei fokusseeri? Ja hakkan siis aurutama, loodan, et saab nad vähe nagu viisakamaks. Siin on nii pime, siin ei saa hästi aru, aga jaa. Nii ma natuke näitan korra, siin on näha siis need, mis on aurutatud, neil on ikka mingid jõnksud sees, absoluutselt selle aurutajaga ei saa nagu nii ideaalseks või noh, võib-olla saaks ka paremaks, aga ma nagu, nojah, siin on ikka võib-olla siit on vaja üle teha. Ühesõnaga ma nii korralikult ka nagu ausalt isegi viitsi, aga noh, siin on nagu näha, mis see nagu reaalsus on. Üks oli isegi veel hullem, et noh, nagu see on ikkagi palju koledam siit ilmselgelt. Kui ikkagi see, mis nagu jah, seal natuke on mingid kortsud, aga ta näeb ikkagi juba nagu palju parem välja kui selline ja versus siis selline. Nii et juba on palju ilusam, see isegi pole kõige hullem kardin, siin üks oli ikka väga crazy. Nii et nii-öelda kaugelt vaadates või noh, siukse üldefektina ikkagi on ta palju parem. Kes muidugi lähedalt vaatab, see on ikka näha igatepidi. Praegu muidugi kuidagi see valgus ka täpselt on, et ega õhtul ei ole võib-olla nagu nii hästi näha, näiteks kui kardinad on nagu pimeda sees, et siis on ikkagi tegelikult need palju paremad. No nii, sõbrad, ma olen juba järgmise asja juures. Ma vahepeal aurutasin need kardinad siin ära ja näitasin enne, tegin kõik lõpuni, said paremad, siis ma pesin need aknad ära. Ei, enne ma kassin kõik elupuud õues ära ja siis ma pesin aknad ära. Ja siis ma pesin mõned peeglid ära kodus ja nüüd ma hakkan, meil tuli öökapid kohale siin ja nüüd ma hakkasin öökappe kokku panema. Nii et täielik lihtsalt töönaine täna kuidagi. Aga hea oleks saada võimalikult palju asju tehtud, kõik mis on teha, sest nagu räägitud ka, siis reedel on meil esimene soolakas. Nii et jah, tuleb tegutseda. No nii, siin on näha neid õuevalgusteid, mida me siin panime ükskord valgusega ja need, kas mul on? Nii, täitsa nunnud ausalt öeldes. Vaatame, kui kaua nad vastu peavad ja püsivad, aga täitsa cute-ikesed. Esimesed ei põle üldse, need peab hakkama vaatama, mis nendele ta, miks nad ei põle. Aga see siit siuke tee ääres läheb väga cute. Ja me saime need esimesed tulekesed ka, aga need on nii nagu kehva valgusega, nagu ülipisikesed, nagu reaalselt need on ainult mingi, no ikka nagu kott pimedas. Oota, ma proovin sellega. See ei ole isegi valgus, see on rohkem nagu mingi vari. Ta on nagu väikest varju tekitab. Siis kui õues on kott pime, siis sa võib-olla nagu leiad enam-vähem mingi koduüks nende abil üles, aga mingit valgust need sulle küll ei näita. No tagumised ikkagi näitavad palju paremini. Vaata siit, need on jumala nunnukad. Nendega läks nii, aga noh, tead. Poleks üldse kahjud, kui kõik need ära varastaks. Midagigi. Õnneks on need temust tellitud odavad valgustid, nii et suurt rahalist kaotust need ei tegita. Nii, aga lähme nüüd tuppa, me käisime jalutamas. Ja ma püüan ikka ümini säästa veidi õhku veel mind, millest tõusest veel päästa olen läinud, kutsu varisada alati Okei, ühesõnaga, lugu selline täna neljapäev ja ma olen Tallinnas. Pöörian ja pöörian, siin peast välja saada. Kui määlestused hoiavad kinni sest saada. Oled läinud, kuid su varisada alati mind. Ja ma pöörian
ühesõnaga, ja ma lähen täna lumisse, ma ei ole lumis käinud päris, ma pean sõitma nüüd. Ühesõnaga selle väga kaootilise eelmise video jätkuks, siis nüüd ma juba käisin lumis ära ja ma pean jälle sõitma, sorry sõbrad. Nii, nüüd läks just punaseks, nii ma saan kauem ära rääkida, ühesõnaga. Ja nüüd ma juba sõidan lumist tagasi, sest et ma lihtsalt ei jõudnudki enne seda jätkata ja ma juba jõudsin kohale ja hakkasime kohe toimetama, seal ma ei teinud ka mingit klippe, aga ja sai jälle, ma ei ole nüüd paar kuud käinud reaalselt lumis midagi tegemas ja nii kaua vist isegi, nii et sai jälle mõned videokesed tehtud koos. Ühesõnaga, ma ei tea, kus mu eelmine klipp enam läbi sai, ma ei mäleta, aga lumist ära tulles ma läksin siis ma vahepeal väga midagi teinud, ühesõnaga võtsime Kenni peale, me käisime Sille ja Gloriaga nüüd Kaupmehes. Ja olin ka muidu. No võtsimegi sinu peale ja siis nagu koos kõik käisime, sest meil on homme siis soolanimepidu, eks me otsime sinna mingeid jooke, asju ja nüüd me lähme võtame enda auto ära, seda ma vist ei maininud, meil käis auto täna korraks natukene põranduses ja siis lähme enda auto saame kätte ja siis me lähme käime veel toidupoes, sealt on ka vaja võtta mingid asjad ja siis lähme koju ja meil hakkas nüüd siis nii-öelda nädalavahetusel laadi oleva asi, sest Kennil ei ole homme tööd. Okei, minul on vaja ikka teha mingi koosolekuid, et sütikene midagi, aga ühesõnaga suures pildis Mul tööl on, aga ma tööl ei lähe lihtsalt. No jah, ja ma proovin ka täna saada veel kõik asjad niimoodi valmis ära, et siis juba homme saame mõnusalt chillida, ettevalmistusi teha ja õhtul siis on pidu. Oot, aga praegu läksime. No nii, reede hommik on käes. Hommik, lõuna pigem juba, jah. Viimased ettevalmistused õhtuseks peoks. Mina niitsin hommikul muru ära. Nüüd hakkame süüa tegema. Võtame ukselt kile ära. Ja meil on uksel ikka veel kile peal. Mingeid kavastasime, siis mõtlesime, et okei, et veel ei võta, aga et võtamegi just täpselt enne soolakaid. Kuna meil on siin veel tulemas ka soolakaid, aga et võtame just täpselt enne ära, et see on nagu fresh uks. Jätku mööbli vedamisel, et ei tekiks mingi kriime asju. Jah, et seda meil kogu aeg ikka tassisime siin veel midagi. Aga koristame veel ja... Kõigepealt koristamegi tegelikult. Kõigepealt ongi vaja koristada. Mina teen number 1 selle ära nüüd. Käisin just poes, ostsin veel paar asja ka. Ja siis hakkame süüa ette valmistama. Nii et yes, let's go! No heipa, meil on täna käes juba neljapäev, see on vist selle nädala esimene klipikene. Igal juhul täna on meil papsiga koolil lõpetamine, ehk siis õppisime toitumisnõustajaks on ju koos ja täna meil on siis selle lõpetamine, nii et juhum tegime oma nõustamised, eksamid kõik ära ilusti edukalt. Ja jah, midagi suurt ei ole küll, selline väikene, kuna meil selline väike punt oli, see on umbes 20 inimest. Nii et lähme võtame oma tunnistused vastu ja jah, ma ei teagi, vaatame, mis see päevakene veel toob. Väike update'ikene, lõpetamine on läbi, tunnistused on käes, käisime kursaja juures, tegime seal väikse söögikese, natuke chillisime ja nüüd ma olen juba Ülemistes. Sest mul oli vaja oma vana ruuter ära tuua, mis oli ikka veel minu käest siis eelmisest korterist. Ja nüüd ma lähen Teliasse, viin selle ruuteri ära. Ja nüüd on kell juba, ma ei tea, mingi õhtul 7 ka juba või. Eelmine klipp oli tehtud 11:30. Nii et palun andke mulle andeks minu vlogimise kaootilisus. Aga ma lähen nüüd annan selle ruuteri ära. Heipa, meil on käes nüüd reede. Ja täna on meil soolaleivapidu 1:30. Ehk siis täna tuleb Kenni perekond, sugulased meile külla. Ja ma proovin täna rohkem natuke jäädvustada. Eelmine kord lihtsalt oli kuidagi nii kiire, nii kaootiline ja ühesõnaga. Ja siis õhtul juba istud maha sõpradega ja siis enam lihtsalt ei viitsinud, tahtnud enam isegi telefoni vaadata. Tahtsid lihtsalt olla seal hetkes ja sõpradega. Nii et jah, nüüd ma vähemalt siis täna proovin ettevalmistusest näidata rohkem ja siin on minu esimene toidukene, milleks on võileivatort. See on siis jällegi FitLabi retsepti järgi tehtud ja ma ei ole üliammu teinud kunagi, ma tegin võileivatorte, aga nüüd ma ei ole väga ka ammu teinud. Nii et loodame, et tuli hea ja järgmisena ma keeran makaronis salati kokku ja siis läheb suvi kõrvitsa juustu singi pirukas. Aga seal ma teen lihtsalt taigna praegu ära, piruka ma panen ahju alles mingi tunnikene enne külalisi.
et oleks siuke hea soe värske ja siis mingid lavaširullid on vaja veel teha ja snäkilaud ja pudi-padi natuke. Aga järgmisena makaronsalat. Nii, siin on see võileivtordikene nagu, ma ei oska kaunistada soolaseid toite, ma lihtsalt ei oska kaunistada, mul need paprikad siin ääres lihtsalt täiesti lape, aga vähemalt värvid on ilusad ja loodame, et maitsega see tomat on ainult lahe. See on nagu siuke minust kihvt. Värk selle ma kunagi aastaid tagasi õppisin mingi YouTube'i video järgi niimoodi lõikama ja siis ma nüüd olen seda vahepeal kasutanud. Nii et, jah. No nii, kaugel meil on siin ettevalmistused. Snäkilauad, snäkid, siin on pirukas. Tunni aja pärast peaks. Vaata, näed äkki. Ühesõnaga, siin on pirukas ahjus. Ja makaronisalat sai enne valmis. Tunni aja pärast tulevad külalised. 50 minuti pärast. Ma pean minema ennast lõpuni sättima veel. Aga ma teen käppelt ära snäkivaagna. Ei saa vaja köök ära koristada. Siin on aega küll tegelikult. Ma ütlen sulle. Need ongi viimased asjad siin. Lavashi rullid tegime. Ei hakka külmkaplega näitama. Makaronisalat on seal veel. Võileivatorti ma juba näitasin. Aga noh, kuna on eelmine nädalavahetus ei filmi mitte midagi, siis ütleme nii, et tegelikult ma tahtsin ka öelda, et siin on täpselt sama, mis eelmine nädalavahetus, nii et söögid on samad, jah. Rahvas on teine. Võime teeselda, et paneme need samad klipid eelmiste nädalasse ja siis point on sama, aga siin on meil uhked juustud, mis meile toodi eelmine kord. Trühvlijuust ja see mul juba ununes ära klassikaline vist. Näita seda liha ka, mis meile kingiti. All seal paremal. See on ju jookide all. Ei, paremal ma räägin. Me kingiti vaagjuusteiki, 2 tükki neid. See on liha, mille kilohind on 135 eurot. Ja me saimegi mingi alla kilo. 800 grammi. Nii et meil on lihtsalt põhimõtteliselt. Aga väga kehv inimene, kellel... See tükk on mingi 65 eurot. Aga väga kehv inimene, kellele kinkida on. Esiteks me ei oska teha seda üldse ja teile me ei oska... Aga peamegi katsetama, jah. Ja teiseks me ei oska nautida ka kalleid toite. Ei no, kui ta hästi välja tuleb, siis on ikka näge, aga jah. Ühesõnaga, seda peab tegema. Ta on siuke projekt ikka, ettevõtmine projekt. Projekt, jah. Aga okei, vaatame, mis õhtu toob. No nii, meil on siin makaronsalati, kes snäkid, see on see võileivatort. Mis on veel? See on pirukas, mis ma tegin, veel snäkke. Ja need tortillarullikesed keeras Ken isegi põhimõtteliselt. Okei, koos keerasime, aga Ken enam-vähem tegi. Ja liha valmib. Ja ilm on mega mõnsa. Aadekuega me saime siin ühe siuksi kingituse. Oota, astikene ja kivid ja väike selline tulekene. Me käisime just siin Kenni sugulaste juures ja siis ma ütlesin, kui äge, et neil on siuke asi kodus. Mulle täiega meeldis. Ja nüüd me saime kingiks sellest sama asja ise tehtud. Oota. Kastikene ümbert oli ka ise tehtud või? Kastikene ja kõik, jah? No tepost ostsin, aga selle vahepõhjad asjad. Ja kivikesed ja siuke tuleke on mega nunnu, nagu ideaalne siuke õhtul terrassile. Ja seda saab niimoodi ilusti liigutada ka, kuhu iganes tahad, vaata. Mega ilus.